Mu armsad, loen Jumala sõna Koguja raamatu 7. peatükist 1. ja 2. salm. Aus nimi on parem kui kallis võideõli ja surmapäev on parem kui sünnipäev. Parem on minna leinakotta kui pidukotta, sest seal on kõigi inimeste lõpp ja kes elab, võtku see südamesse. Aamen. Millal veel, kui mitte tänasel päeval, lahkunute mälestuspäeval, me mõtleme sellele tõsisele, sageli mitmeti mõistetavale sündmusele iga inimese elus, surmapäeval. Ja sellepärast tark koguja kutsubki meid leinamajja kui tõelisse õpimajja, kui tõelisse õpikotta, kus me võiksime rohkem kui ükskõik millisest rõõmukojast, pidusaalist õppida suurt tarkust. Täna pöörame oma mõtted, sõnad ja palved võib-olla tavalisest rohkem igaviku poole. Millal veel, kui mitte täna, me mõtleme igavikulistele asjadele. Mõelgem, mu kallid, sellele, kes me oleme. Kes me oleme oma eluga. Me oleme teelised. Me käime teed, mille pikkust me ei tea, mille aega me ei tea. See on mitmeti määramatu. Ja see on hea. See on hea, et selle tee, meie teekonna pikkust ja aega, mis selleks kulub, teab meie Jumal, meie taevane Isa, kes on meie tee juht, meie tee turvaja, meie kaitsja, meie päästja. Tema teab seda. Meie eesmärk, nagu igal teelisel, on kodu. Me ei ole kodutud. Meil on kodu, kuhu me suuname oma pilgud, kuhu me suuname oma käigusuuna. Millal sinna jõuame? Jah, seda me ei tea. Ja see on hea. See annab meile omamoodi vabaduse. Tunda ennast vaba oma teel. Meie kodu, kuhu me oleme teel, on hoopis teistsugune kui see muldne, kaduvikuline maailm, kus meie praegune teekond kulgeb. See teekeskkond, see teemaailm on üks meeletu maailm. Mõelgem kas või 10 päeva tagasi toimunud massimõrvale ilusas Pariisis,
kus noored mehed tapsid pea 130 inimest. Miks nende teekond siin pidi nii lõppema? Me võime olla õnnelikud, et see kodu, kuhu me oleme teel, on hoopis midagi muud. See on taevane kodu, kus valitseb Jumala rahu, arm ja eldus. See kõik on meie jaoks täiuslik. Ja mis väga tähtis, seal oleme ka meie täiuslikud. Seal, mu armsad, oleme ka meie nagu inglid, kes on patuta. Need on Jeesuse sõnad, meie päästja sõnad. Täna surnute mälestuspäeval kutsub niisiis tark koguja meid minema pidukoja asemel leinakotta, sest seal saame õppida suurt tarkust. Seal leinakojas, selles õpikojas me süüvime rohkem surmasaladusse, selleks, et mõista elu kestmust ja selle hinda. Seal leinakojas me irdume selle meeletu maailma melust ja näeme kohiseva jõe taga imekena randa. Seal leinakojas õppides Jumala armu sügavusi, me võime koos apostliga öelda enda kohta seda, sest ma tean, kui mu maja, muldne hoone kistakse maha, siis ma olen jõudnud koju. Ma olen jõudnud taevasesse eluasemesse, hoonesse, mis ei ole inimkätega tehtud, mis on vaba inimlikust halvast, kus valitseb jumalik hiilgus, jumalik puhtus. Täna on päev, mil me oma armsa venna Paulusega palvetame, et me võiksime tunda enam Kristust ja tema ülestõusmise väge, tema kannatamise osadust ja muutuksime tema surma sarnaseks. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Täna me mälestame meie hulgast lahkunuid, oma mõtetes ja palvetes oleme nendega, oma kallite inimestega. Need meile armsad inimesed, keda enam siin maises elus meie keskel ei ole, on sõnumitoojad, kes meenutavad meile mineviku kogemusi, elu ja surma õppetunde. Nad kutsuvad meid enam armastama, kindlamalt uskuma ja teadvamalt lootma. Nemad, meist lahkunud, loovad põlvkondade vahelise sideme.
Surnute kultust taunib piibel, nii Vana kui ka Uus Testament. Samas pühakiri ikka ja jälle rõhutab lugupidavat ja alalhoidvat lahkunute meelespidamist ja nende väärikat austamist. Erilise tähelepanu ja austuse all on olnud esivanemad. Seepärast pühakiri ikka ja jälle räägib isade Jumalast, vanemate Jumalast, Abrahami Jumalast, Iisaki Jumalast, Jaakobi Jumalast. Pühakiri käsib tähele panna oleviku sündmusi meil, kes me siin maisuses veel oleme ja seda koduteed käime. Piibel käsib meid tähele panna meie põlvkonna, meie ajastu olukordi, sündmusi, Jumala vägevaid tegusid meie päevil, oma rahva õnnistust ning kõigest sellest jutustada, rääkida oma lastele, lastelastele, järeltulijatele. See on ka meie kohus. Järeltulevad põlved aga pidagu kõike seda meeles, arvestagu sellega oma tegemistes ja andku seda isade tarkust loomulikult ka emade poolt edasi antut, edasi omakorda oma lastele. Meie isad on meile jutustanud, suure teo oled sa teinud nende päevil, kui tõsiselt ja pidulikult see piibli mõte kõlab. Aga suuri tegusid on meie Jumal teinud ka meie päevil. Meil on, mida oma lastele edasi anda, oma kogemustest, lisaks sellele, mida oleme saanud oma vanematelt. Aga neid me oleme palju saanud. Küllap teate kõik seda imekaunist vana laulu, mis algab: meil on olnud ristikangelasi, kes on võidelnud hingede eest. Elutormidest nad läksid läbi, ei nad hoolinud tulest, ei veest. Nüüd panid nad sõjariistad maha, läksid lahingust kodurahusse, seal saame neid rõõmuga kord näha, kui on käidud see võitluse tee. Põlvkondade sideme suurest väärtusest räägib ka see soov olla maetud oma vanemate juurde. Sellise korralduse andis väga selgelt, ilmekalt oma poegadele Jaakob: matke mind mu isade juurde koopasse, mis on Hetiit Efroni väljal. Ka kuningas Saalomon läks magama oma vanemate juurde. Nii sündis Vanatestamendi aegadel, kui see vähegi oli võimalik, siis püüti nii teha. Läbi aegade on aga see ilus soov ja tava jõudnud ka meieni. Ma loen meile
Johannese evangeeliumi 12. peatükist, salmid 24 ja 25. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Tuntud teatud tõde, et põllumees valib parima oma viljasaagist ja jätab selle seemneks. Just selle parima osa külvab ta kevadel mulda või ka talivilja korral, ka sügisel, kus see ilus vili sureb ja kõduneb. Ja teadmata põllumehe tööst ja tegemisest mitte midagi teab, ütleme, linnainimene mõnikord, võib küsida, et mees, miks sa nii teed? Miks sa oled nii meeletu? Et selle parima osa oma viljast sa paned mulda, kõdunema. Paljude idamaiste religioonide sõnu seisnes just surevas ja samas jälle ärkavas loodusimes. Seda protsessi nähti taimeriigi suremises ja samas taas puhkemises. Päikese, kuu ja tähtede loojangus ja jälle peatses tõusus. Kui niilus alanes ja seemet nagu surma maha külvati, toimusid vanas Egiptuses 13. 14. novembrikuu päeval Niiluse, Jumaluse, Oosirise leinapidustused. Need leinameeleolud kandsid endas selget teistpoolsuse igatsust, elutunnetust, veelgi enam, lunastusigatsust. Ihus kõneldi üha enam vanades kultuurides kui hingevanglast ja surmast kui igaviku sünnipäevast. Jeesus ei filosofeerinud, ei targutanud, ei teoretiseerinud. Tema avas inimkonna ees reaalse ja lihtsa päästetee. Kui nisuiva ei kuku mullasse ja ei sure, siis ta ei anna vilja, ei anna uut elu. Maine surm, see on viimane vast etapp meie maisel teekonnal enne koju jõudmist. Surm, see ei ole kaduviku tunnus, vaid igaviku tunnus. Läbi surma me astume uude ellu, uude igaviku ellu. Vaadake, kui pühakiri ütleb, et saage pühaks, sest Jumal on püha. Meie Jumal on püha. Ja iga tõsiusklik inimene tahab pühaks saada, tahab püha olla. Aga on nii, et siin selle maisel teekonnal me oma eesmärki saada pühaks ei saavuta.
selle eesmärgi me saavutame pärast surmajordani läbimist. Selle eesmärgi olla püha, olla patuta nagu inglid, me saame siis, kui me oleme jõudnud läbi surmaväravate. Jeesus suri minu ja sinu eest. Kandis tema minule määratud karistuse, maksis minu patuvõla. Jeesus tõusis surnuist üles ja on meiega kui elav issand. Ja nii saame ka meie olema. Kui elavad Jumala lapsed koos oma päästjaga. Jeesuse surm ja ülestõusmine on iga uskliku päris osa, kõigi meie päris osa. See on reaalne päästetee. Nisuiva surma ja sellest surmast tärkavat elu käsitletakse väga sageli allegooriliselt. Surra patule ja maailma meelsusele, et tärgata võiks vaimulik elu. Aga rohkem kui see allegooriline võrdum on siin tegemist ikkagi igavikulise, maises mõttes bioloogilise tõega. Kui nisuiva ei sure, siis ta ei kanna vilja. Ta võib olla aastasadu või aastatuhandeid, kui selleks on sobivad olud, kas kusagil püramiidi nišis, müürinišis või aidanurgas, aga elu sealt ei tule. Rääkides nisuivast, Jeesus kasutab talle omast piltlikku, kõigile arusaadavat keelt. Ta kõneleb asjast endast, ta räägib sellest otse ja varjamatult. Ole püha, sest Jumal on püha. See on meie eesmärk. Ja ma arvan, et kõik meie usklikud, kes me oleme, ei kahtle Jumala armastuses. Jumal on armastus ja ta on armastanud oma poja Jeesuse Kristuse kaudu meid igaviku taevase armastusega, päästes meid. Kas me võime siis kahelda selles, et Jumala armastus lakkab, kui meie maja muldne hoone maha kistakse? Kui meie maine elu, meie teekond siin maisuses lõpeb surmaga? Kas siis Jumala armastus lakkab? Ei lakka. Ta kestab edasi. Aga ega nüüd keegi ometi meeletu inimene ei taha öelda, et Jumal on surnute Jumal. Ei, Jumal on elavate Jumal. Jumal on elavate Jumal. Ja kui tema armastus kestab üle surma, ja ta kestab üle surma, siis ta armastab meid ka, kui meie maine teekond on lõppenud, kui me oleme jõudnud üle surmajordani. Kui see nii ei oleks, siis surm oleks tugevam kui Jumal. Aga nii see ei ole, õnneks. Ilmutuse 14:13 ütleb, õndsad on surnud, kes issandas surevad, nüüdsest peale tõesti, ütleb vaim. Nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega
öö. Meie koju jõudnud lähedaste teekond lõppes kaduva ihu surmaga. Nii lõpeb ka meie tee. Meid aga kinnitagu see Jeesuse ütlus, kus mina olen, seal peab olema ka minu teenija. See tähendab meie, sest me oleme tema surma läbi päästetud ja tema ülestõusmise läbi võime olla veendunud, et ka meil on ülestõusmine ja elu. See Jeesuse ütlus käib nii siinpoolsuses olijate kui ka siit lahkunud usklike kohta. Kui oleme siin koos Kristusega, siis oleme ka üle surmajõe läinud koos temaga. Meie issandast lahkunud armsad ei ole surmavallas ega kaduviku riigis. Nad on elavate maal, Jumala riigis. Nii meil kui usus lahkunutel on üks ja sama Jumal, sest ta on elavate, mitte surnute Jumal. See kinnitagu meid selle meeletu maailma teekonnal kuni lõpuni. Jumal õnnistab.